Nii, head komisjoni liikmed, head külalised. Meil on siin väga palju ka töövarjusid täna, mis selle üle on hea meel. Aga mul oleks ettepanek, et kinnitaks selle nädala töökava. Et kui kellelgi on selle küsimuse osas mingit argumente midagi ei ole, siis töökava on kinnitatud konsensuslikult. Aitäh teile! Ja et ma seda ka nagu ütlen, et otsus, et istungid on avalikud, et see oli tehtud meil nüüd aasta tagasi, et see vist on täpne kuupäev. Ja, 17. märts 2025. 17. märts 2025. Konsensuslikult kõik istungid on avalikud, välja arvatud siis, kui on isikuandmed või on mingid menetlused, asjad, et seal on asjad, mida ei tohi avalikustada. Et seetõttu tänane istung on ka avalik. Ja nii, üks hetk. Ja ma tutvustan siis ka tänast teemat, et tänane teema on siis elektribörsi läbipaistvus, kuidas kujunevad reeglid, kuidas siis Konkurentsiamet teeb järelevalvet ja muidugi see põhjus, üks asi on muidugi see, et mis meil täna toimub elektrihindadega ja teine põhjus on ka see, et tegelikult elektribörsi läbipaistvusest oli väga palju juttu aastal 2022. Ja siis oli valitsuse poolt, nii peaministri poolt, et tol ajal oli peaminister Kaja Kallas, aga ka teiste valitsuse liikmete poolt välja toodud mitmeid argumente, et miks tegelikult peaks olema elektribörs läbipaistvam, et oleks näha, kes siis pakkumisi teeb, et oleks näha, kes siis teeb seda kõige kallimat pakkumist ja siis oligi arutelu, et kas see peaks olema turuosalistele nähtav, kas see peaks rohkem olema nähtav avalikkusele ja muidugi see on see küsimus, mis tegelikult peaks olema reguleeritud siis Euroopa üleselt, et siin ongi küsimus, et kas Eesti peaks ka siin kohal olema võib-olla valjahäälsem, et just seda elektribörsi läbipaistvust ja seda küsimust argumenteerida, aga just selle jaoks ma olengi täna kutsunud mitmed eksperdid, et muidugi eelkõige on meil kõige olulisem siis järelevalveorgan, just mis puudutab elektribörsi, meil siin kohalikul tasandil on Konkurentsiamet, et täna oli kutsutud ka Konkurentsiameti peadirektor, kahjuks mõni tund enne istungi algust ta teatas, et perekondlikel põhjustel ei ole tal võimalik täna osaleda meie istungil, aga seetõttu meil on ilusti kohal eraldi Konkurentsiameti energiateenistuse juht Marilyn Tilkson. Suur aitäh teile osalemast. Lisaks on meil kutsutud ka Eleringi aktsiaseltsi juhatuse liige Erki Sapp. Suur aitäh tulemast. Samuti on meil ohutusjuurdluse keskuse juht ja kes on ka endine Konkurentsiameti juht, kes on ka rääkinud elektrituru reformimise vajadusest, Märt Ots on kohal ja meil on muidugi kohal ka Kliimaministeeriumi esindaja, Kliimaministeeriumi energiaturgude valdkonna juht Karin-Maria Lehtmets. Aitäh tulemast. Ja võib-olla ma annaksingi kohe sõna Konkurentsiametile, et võib-olla saakski meile komisjoni liikmetele rääkida nendest aluspõhimõtetest eelkõige võib-olla, kuidas kujuneb selline hind elektribörsil ja just teie järelevalvemehhanismid, et kuidas näiteks, kui on teoreetiliselt võimalikud manipulatsioon, kuidas selles, kas teile teada antakse, kuidas te teostate selles osas järelevalvet ja võib-olla üleüldse, millised need manipuleerimisvõimalused on olemas turul. Aitäh! Jah, aitäh selle kutse eest. Minu nimi on Marilyn Tilkson ja ma olen Konkurentsiametis energiateenistuse juht ja olen Konkurentsiametis töötanud ligikaudu 14 aastat erinevatel ametikohtadel, aga viimased aastad olen tegelenud elektrituru ja gaasituruga rohkem. Et kui 2022 aastal oli energiakriis kogu Euroopas, siis sellega tegelesime ka samamoodi ja tol hetkel tegime Baltikumis teiste regulaatoritega analüüsi, et tuvastada ära, kas oli siis tol hetkel ka manipulatsioon või mitte. Et tol hetkel me jõudsime selleni, et miks need elektrihinnad nii kõrged olid. Näiteks Eestis oli meil mõni tundiks 4000 eurot megatunni eest, mis oli Euroopas erakordne, aga manipulatsiooni tegelikult ei leidnud, vaid olid mõned muud puudused kogu süsteemis.
Kas te saate äkki ka kohe need välja tuua? No näiteks oli lihtsalt tootmisvõimsuste puudujääk, oli tol hetkel aga väga väikene ja piisavalt, et sel hetkel ei olnud odavat tootmist meil üldse ja oli ülekandevõimsustel piirangud peal ja omakorda see mõjutas kogu elektri hinda Baltikumis. Aga kui elektriturust nüüd ja siis tol hetkel oli kogu Euroopas diskussioon ka selle marginaalhinnastamise kohta, mis täna on uuesti tõusetunud, kuna kogu Euroopas on energiahinnad väga kallid. Ja siis tol hetkel tehti analüüs, minu teada Euroopa Komisjoni tellimusel tegi selle ACER, kes on Euroopa Liidu ka energiaamet, tegi analüüsi ja jõudis ikkagi tol hetkel seisukohale, et see marginaalhinnastamine on ikkagi kõige parem viis, kuidas elektri hind siis börsil peaks kujunema. Ja selle tõttu, et see sotsiaalmajanduslik kasu on kõige suurem. Ehk siis elektri hind börsil täna kujuneb marginaalhinnastamise põhimõttel, mis on siis Euroopa Liidu määrusega niimoodi sätestatud. Mis siis tähendab marginaalhinnastamine on see, et siis erinevatel tootjatel on erinevad marginaalkulud ja siis marginaalkulud pannakse nii-öelda ritte ja kõige viimane pakkuja, kes turule pääseb, tema hind siis moodustab sellel veerandtunnil siis elektri hinna. Ja oli küsimus ka konkurentsijärelevalves ja üldse kogu turu järelevalves, siis hulgituru järelevalvet teostab mitu organit. Üks on siis Eestis on Konkurentsiamet, siis on elektribörsil ka kohustus turu järelevalvet teostada. Näiteks Nord Poolil on endal nii-öelda suletud üksus, kes igapäevaselt siis turgu kontrollib. Ja samamoodi sellel ACERil, ehk siis Euroopa Liidu Energiaametil on samamoodi kohustus turgu järelevalvata, ehk siis tema tegeleb siis kogu Euroopa turuga. Ja kõik need organid, kes järelevalvet teostavad, on kohustus siis selle riigi regulaatorit, ehk siis Eestis Konkurentsiametit teavitada, kui nad näevad, et kahtlus on turureeglite rikkumises. Kas siis manipulatsioon, näiteks, kunstlik hinna tõstmine turul, või siis, kas siis siseteavet on kasutatud valesti. Ja veel nii palju, et kuna eelmine aasta avanes ka Eestis või kogu Baltikumis uus turg, oli sagedusreservi turg, et sellest on ka väga palju räägitud, et hinnad olid alguses väga kõrged, aga aasta lõpus on näha või ka sel aastal, et hinnad on väga palju ka langenud ja ka meie koos Läti ja Leedu regulaatoriga oleme väga pingsalt sisse vaadanud. Ja nii palju ma saan öelda, et meil on täna 5 erinevat pooleli olevat menetlust, mis puudutab just turureeglite rikkumist. Ja on võimalik, et aasta jooksul veel tuleb juurde. Et ühesõnaga, me tegeleme väga tõsiselt turujärelevalve küsimustega. Ja võib-olla praegu lõpetaks enda poolt. Võite jätkata. Ühesõnaga et me oleme väga tõsiselt tegelema sellega turujärelevalve poolega, me teeme igakülgselt koostööd nii Nord Pooliga, Nord Pooli turujärelevalve üksusega kui ka ACERi turujärelevalve üksusega. Meil on omalt töögrupid tehtud ja Baltikumist Läti-Leedu regulaatoriga, siis me ka kogu aeg teeme koostööd, kuna mõned, kuidas ma ütlen, siis juhtumid puudutavad piiriüleseid küsimusi, et kuna me turuosalised tegutsevad piiriüleselt. Ja eelmine aasta või üle-eelmine aasta tegelikult turujärelevalve regulatsioon muutus. Kuidas ma ütlen, et see kirjutati mõnevõrra kangemaks, ehk siis anti ka ACERile nüüd võimalus ka piiriülest järelevalvet teostada ja samamoodi ka sanktsioneerida ettevõtteid, kes on turureegleid rikkunud. Ja ma korra küsin, et siia, et kui tihti üldse niimoodi teile tulevad kas vihjed või teadaanded võimalike manipulatsioonide kohta või siis ongi, et pigem on see riigisiseselt või pigem tulevad need niimoodi teiste riikidest ja palvega teistelt nendel järelevalveasutustelt teha koostööd? Ja, Euroopa üleselt on loodud nii-öelda vihjete portaal, kuhu saab siis turuosaline anonüümselt teha vihje teise turuosalise kohta.
Ja ma saan nii palju öelda, et eelmine aasta tuli meil vihjeid 22 tükki. Ja see on võrreldes eelnevate aastatega palju rohkem, aga see on seotud ka sellega, et Baltikumis avanes uus turg, see sagedusreservi turg. Ja mõned vihjed on lihtsalt ka sama ettevõtte või sama tegevuse kohta. Ja oleme ka vihjeid saanud, mis ei puuduta üldse Eesti turuosalisi, vaid vihje on saadetud kas siis Läti või Leedu turuosalisest. Samad või vihjeid võib saata meile kogu Euroopast, eks ole, et kõigil on juurdepääs tegelikult sinna portaalile olemas. Ja alati tegelikult meile saab kirjutada, meil on omal endal ka vihjete portaal olemas, et kes tahab nagu anonüümselt seda teha ja või esitada selle siis e-kirja teel, et kõik võimalused on olemas. Ja siis, kui te olete saanud näiteks teoreetiliselt need 22 vihjet, et te siis niimoodi ikkagi vaatate igat üksik juhtumit eraldi? Me kõik vihjed analüüsime omavahel läbi, ka need, mis ütleme, et Eesti turu osas ei puuduta. Ka vihjed, osad vihjed on niimoodi saab saata, et saadetakse teiste riikide energiaregulaatoritele ka, et siis me näeme kõik korraga neid vihjeid, samamoodi neid vihjeid näeb Euroopa Liidu Energiaamet, kes koordineerib kogu seda protsessi, et alati saame igakülgselt ka abi küsida Energiaametilt, kes just vaatab piiriüleseid juhtumeid. Aga jah, tõesti me igat juhtumit või seda vihjet siis kontrollime ära, kas sellel on alust alustada menetlus. Maarja Kadastik, palun. Ja, ma tahtsin küsida selle kohta, et kui suures mahus te teete ka ise pistelist kontrolli selleks, et küsida pakkumiste kohta seda, et kas mitte ainult küsida, vaid ka teostada täpselt nagu finantskontrolli, et kuna meil on marginaalhinnal baseeruvad pakkumised, siis see tähendab seda, et see hind peab olema objektiivselt põhjendatud. Ja seda nii päevetteturul, päevasisesel kui ka sagedusturul on ju. Et nüüd see küsimus, et kui ma vaatan näiteks neid hinnakõveraid, siis väga standardne on see, et sa hinnakõveras avastad nagu mingi maani on sellised sujuvalt minevad numbrid ja siis hakkavad tulema astmed, kus tulevad 500, 600, 700, 800, ilusad ümmargused numbrid. Et kui palju on sellesse sisse vaadatud, et nende numbrite taga olev finantsarvutus näitab, et tõepoolest megavatt-tunni hind tuleb täpselt 500,00 eurot. Ja me oleme niimoodi, kuidas ma ütlen, et meie turujärelevalve siis, meil on kõik andmed olemas, et me teostame turujärelevalvet igapäevaselt, samamoodi nagu Nordpool ja Otsar seda teevad. Me vaatame kogu aeg turuosaliste käitumist, eriti veel päevete turul, kus on need mahud suuremad. Ja kui me näeme midagi kahtlast, siis me alati pöördume turuosalise pöörda, et selgitas meile, miks ta seekord tegi sellise pakkumise. Et ühesõnaga me vaatame sinna sisse ja tahame aru saada turuosalise loogikast. Sest ma mõtlen just seda, et kui palju te olete nagu neid küsisid, ma vaatan siit ka praegult näiteks tänaseid hindu, siis on hinnad 900,00, 900,01 eurot, siis on 1200 eurot, 1500 eurot, 2000 eurot, 2500 eurot, 3000 eurot, sellised ilusad 100–500 eurosed hinnahüpped erinevate mahtude juures, need mahud on üldiselt suhteliselt väikesed. Eks see on see koht, kus on kõige tõenäolisem nagu variatsioon ka manipulatsiooniks, et lihtsalt, et kui täpselt sinna sisse, sest me teame, et see on OPEX-i baasil, see tähendab, et see on see täpne kulu, mis on selle lisamegavatt-tunni tootmiseks peab tekkima. Et lihtsalt minul on alati tekkinud huvi, et kuidas on võimalik, et see täpne kulu läheb nii täpsete 100, 300 ja 500 euroste sammudega. Et siin osas küll tõenäoliselt on tarbimise vähendamine, aga sellegi poolest, et kui palju te nendesse hindadesse sisse vaatate, et saada seda täpset finantsanalüüsi koos kõigi arvete asjadega? Me jälgime kindlasti, nagu, kuidas ma ütlen, ajalooliselt, kuidas ettevõte on käitunud, kui ta kogu aeg teeb 900 euroseid pakkumisi, siis eeldavasti ta marginaal ongi selline. Aga see eeldab seda, et tema turule ei pääse ilmselt väga tihti. Aga kindlasti, kui me näeme anomaaliaid, siis me pöördume ettepoole ja küsime ka neid hinnaarvutusi asju ja või kas või Excelit või mis iganes, kuidas see hind on kujundatud, seda me oleme teinud pisteliselt.
kui on midagi sellist olnud, mis meile tundub imelik. Või siis teinegi oleme arutanud ka Nord Pooliga näiteks, kes samamoodi turujärelevalvet teostab, et kas ta näeb siin mingit anomaaliat või mitte. Et Kliimaministeerium veel soovib kommenteerida. Ja natukene võib-olla juurde, et kuidas sellised kõrge hinnaga pakkumise võivad tekkida. Et lisaks marginaalkulule võib pakkuja arvestada ka sellist asja nagu opportunity cost oma pakkumist tehes. Ehk siis võimaluse kulu. Ja see on see, mis ta näiteks teeniks teistel turgudel, näiteks sagedusreservide turul, et ta võib selle sinna sisse arvestada. Ja seal võivadki siis olla sellised tarbimise äralangemised, ütleme tarbimise paindlikkus või siis ka näiteks salvestite paindlikkus, mis saavad pakkuda ka sinna sagedusreservide turule. Need võivad siis olla need, mis seda kõrget pakkumist saavad teha. Ja lihtsalt, et mis minu nagu kõrvu riivas on see, et me eeldame, eks ole, et Konkurentsiamet eeldab, et lihtsalt, et kuidas on võimalik, et nagu just, et eeldame, et see on selline marginaalkulu, et kuidas on võimalik, et nagu eeldusel põhineb selline nagu. Võib-olla, mis ma tahan täpsustada, et ajalooliselt me vaatame, kuidas turuosaline käitunud. Kui turuosaline näiteks täna teeb hinna, ma ei tea, 2 korra kallim, kui ta seda eile tegi, või ta on kuid või aastaid teinud ühtemoodi ja täna käib teisvalt, siis on kahtlus, eks ole, et siin on vaja tõsisemalt sisse vaadata ja seda me ka teeme. Aga kui ta valetab nagu kogu aeg algusest peale, siis on ok? Ei, seda ma ei öelnud. Et turujärelevalve on oluline ja me vaatame sisse alati, kui me näeme, et seal on mingi kahtlus. Samamoodi on nii Atseril kui ka Nord Poolil kohustus, eks ole, meil viivitamata teavitada, kui nad näevad, et on kahtlus turumanipulatsiooniks. Ja meie siis tegutseme vastavalt Eesti seadusandlusele edasi. No, minu enda küsimus oli, kas te teete ka pistelisi, täiesti pistelisi, kus küsite välja täisfinantsandmed, et te tegite pakkumise 227 tänaseks. Palun näidake, kus see number tuli. Oleme teinud niimoodi. Kliimaministeerium korra peal tahtis täpsustada, siis Rain. Ja lihtsalt sellest vaatest, et kui keegi teeb kogu aeg väga kõrget pakkumist, siis järelikult see ongi tema hind. Et võib-olla temal näiteks see tehases liini kinnipanek maksabki nii palju, et ainult sellise hästi kõrge hinnaga ongi nõus seda tegema. Et selles mõttes on see vaade, miks Konkurentsiamet vaatab just seda, kas see on käitumise muutust. Rain Epler. Ja mul oli tegelikult küsimus siin Konkurentsiametile ja Eleringile, aga võib-olla esimese asjana saaks ära täpsustada, kui me see opportunity cost tuli sisse, et kas te saate natuke nüüd juurde rääkida, et kuidas see siis käib, et kas see, kui ma hindan, et ma saaks sealt kuskilt võrguteenuste turult, võtame seda 900, kas see ongi piisav põhjendus, et öelda op-kostiks 900 ja panna see sinna teisele turule? Et mis see metoodika siis on, kuidas sa seda opportunity costi sinna teisele poole saad panna? Võib-olla vastame selle ära, siis ma küsin Konkurentsiametilt. Tegelikult detailsemalt tõenäoliselt saab Konkurentsiamet siin vastata, kes nendele asjadele pidevalt sisse vaatab. Aga põhimõte on jah see, et pakkuja võib arvestada seda, mis ta teisel turul teeniks ja kui ütleme, ma ei tea, kui ta tavaliselt teenib teisel turul sellise mahu, tavaliselt teenibki siis tõenäoliselt ja see on tema pidev pakkumine päev ette turule, et seal ei ole mingit muutust, siis see ongi see tema. Ja siis ta saab 1000-ga tulla siia börsile ja siis enam nagu kulud, siis see ei ole ju kulupõhine, siis ta ütleb, et see on sisuliselt, ma valisin nüüd selle turu ja võtan siit seda 1000, et lihtsalt, et ma saaks õigesti metoodikast aru, et see on nagu täitsa huvitav see lähenemine. Võib-olla me jääme 2 turgu natukene sassi ka, et me räägime siin sagedusreservi turust, eks, kus ongi seda nii-öelda opportunity või ma ei tea, mis eestikeelne sõna võib-olla. Et võimalus alternatiiv. Alternatiivkulu, jah. Jah, aga päevetu turul ikkagi. Aga tegelikult on ta alternatiivtulu, ja seal ei nõuta, et ta oleks kulud pluss mõistlik marginaal või nõutakse sama rangelt? Ei nõuta, eks ole? Aga ükskõik, Jah, et kui ma võin ka ühe sõnaga, ei ole enam nii selles asjas sees, aga põhimõtteliselt lootus sellisele hinnakontrollile selles aspektis kindlasti ei ole. Ja see ei ole minu hinnangul ka Konkurentsiameti roll, et ta hakkab nüüd arvutama, kas see 3000 on õige või see 3000 on vale. Põhimõtteliselt on see pakkumise turg. Ja mis on keelatud? Keelatud on pahatahtlik hinna üles-alla liigutamine.
Ja nagu Marilyn ütles, et ega see peamine muster, mida minu teada regulaatorid teevadki, on see, kui keegi kogu aeg paneb 3000-ga, ega mitte keegi ei lähe küsima, mis sul kulud on. Kui ta nüüd üks päev paneb 3000, järgmine päev paneb 1000, ülejärgmine päev paneb 4000, siis see on, ütleme, turu üles-alla tampimine, aga see kindlasti minu hinnangul ei ole regulaatori ülesanne nüüd küsida, miks ühe kulud on 100, teise kulud 200, kolmandal kulul 300. Eesmärk on ikkagi ära hoida turuga manipuleerimine, hinna üles-alla tampimine. Jah, aga ikkagi üksikjuhtumite baasil me oleme väga sisse näinud nagu väga tublit. Jah, no selles suhtes, et aru saada, et miks see hind ikkagi niimoodi kujunes ja mis oleks see tegelikult tegelik hind võinud olla. Ja me küsime neid kulude põhjendusi ükshaaval, et aru saada, miks see hind just nii oli. Mis need seda tüüpi järelevalve tulemused on olnud? Ei, alguses ma ütlesin, et meil on 5 pooleli olevat menetlust täna, hetkel ei ole veel seisukohta. Meil on olnud küll 2 väärteomenetlust, kus me oleme lõpuni jõudnud. Need olid mitmeid aastad tagasi. Kahjuks me kohtus kaotasime, aga praegu on 5 pooleli olevat menetlust, et ma rohkem nagu ei saa neid kommenteerida, mis ettevõtete suhtes. Või need 5 olid sagedusreservide turul või üldiselt? Need 5 järelevalvet? Ütleme nii, et mõlema turu osas. Ehk siis päevete ja sagedus. Rain Epler teen. Ja ma tulen enda arvates küsimuse juurde, mis nagu rohkem võiks Konkurentsiametit huvitada. See, et aga see ka huvitab, et oleks kulupõhine ja kõik nii edasi, aga kui palju te kontrollite tegevusi, mis puudutavad, ütleme siis ettevõtete vahelist koostööd või siis selliseid suuremaid ettevõtteid, kellel on eripalgelisi, ütleme, tootmisvõimsusi. Et lihtsalt, et võib-olla seda veel küsimust illustreerida, Eestis aastaid kurdeti, aga midagi ei avastatud, et kuidas see kütuse hind, et kas on kartell või ei ole, ja kogu aeg uuriti ja ei olnud, ja siis ühel hetkel, kui üks ettevõte hakkas tegutsema nagu oleks turg, siis hakkaski turg nagu tegutsema nagu oleks turg, et siin on ju piltlikult öeldes on sama, et sul on tuulepark, aga siis sul on mingisugune väike täiesti eraldi ettevõttesse viidud tootmisvõimsus, millega sa teedki kogu aeg 3000. Aga võib-olla ei tee 3000, mängid seal kuskil 500 peal, sest 500-ga sa saad siin talvel märksa sagedamini turul, aga paned siis suvi otsa ka seda, piltlikult öeldes diiselgeneraatorit 500-ga kogu aeg turul ja ei saa, ja nüüd talvel saad ja su tuulepark, kui juhtumisi tuul näiteks puhub või ütleme mingi see nii-öelda väiksema marginaalkuluga ettevõtte saab, see nagu inimloomus justkui oleks ära unustatud, mulle korraks tundus, aga see, nagu mida mina kirjeldan, on üsna inimloomuse põhine lähenemine ja ka Konkurentsiamet võiks sellistesse asjadesse sisse vaadata, kas te nagu sellist tüüpi asju ka püüate kätte saada, ja siin oli mul tegelikult lisaküsimus Eleringil, et kas te ütlesite, et kus signaalid tulevad, kuhu võiks sisse vaadata, et kas näiteks kas ka Elering annab teile aeg-ajalt märku, et on fishy, et vaadake, aga just see nagu sellised koostööskeemid on ju see, kus see konkurentsimoonutus saab lihtsasti tekkida, aitäh. Võib-olla see Eleringiga koostöö, meil on tõesti Elering koostöö, kuna Elering ise on korraldaja, turukorraldaja sagedusreservi, et temal on kohustus, eks ole, turureeglite kahtlusega rikkumised meile, ja seda ta ka väga usinalt teeb. Mis puudutab kütuseturgu ja üldse tootjate... Saate tänu, eks ole, et mul on kontsern, milles on tuulepark, päiksepark, aku ja siis on mingi diiselgenekas piltlikult öeldes. See võib-olla läheb rohkem konkurentsireeglite valdkonna. No jah, Konkurentsiamet, konkurentsireeglid. Aga mina ei ole selle valdkonna inimene, Selles mõttes see küsimus nagu säilib, et see on osa turumanipulatsiooni temaatikast, et kui sa paned oma põhiosa asseteid, paned madala marginaalhinnaga turule ja siis ühe assetiga ajad seda hinda üles, nagu fishid seda hinda, et saada ülejäänud assetitele ka. Ja sa jätadki selle... Ja ülejäänud asseti maht on palju suurem. Ja sa jätadki lihtsalt selle, et sa aastaringselt pakud selle väikese assetiga kõrget hinda. Jah, ma saan aru sellest, mis mõte siin taga on, et elektriturul, eks ole, jah, tõesti, võib-olla ühe kontserni ettevõtted, eks ole, kauplevad ka erinevad varadega, aga jah, ka seda me niimoodi tegelikult, me vaatame varade nagu hinnastamist, kuidas nad teevad sellest, kui mingi anomaalia on, aga jah, see on nagu hea mõte, kui üks kontsern, eks ole, kaupleb, eks ole, erinevate varadega erinevatel turgudel.
et kindlasti võib-olla see on ka koht, mida me rohkem võiksime sisse vaadata, et jah. Kliimaministeerium saab kommenteerida. Ja ma natuke sellest vaatest täiendaks, et kui see 500 eurose hinnaga diiselgeneraator saab turule, siis järelikult tegelikult jäigi puudu teistest assetitest ja odavamad on juba kasutuses, ikka on puudu, ongi vaja mingit täiendavat elektri tootmist. Järelikult see tegelikult ei ole manipulatsioon, vaid hind jõudiski sinnamaani. Selles mõttes vajadus jõudis sinnamaani. Et sa aasta ringselt pakud kõrget hinda, et sa fishid, et sa panedki 1 megavati kaupa või 500 kilovatti, paned nagu järjest kõrgemaid hindu ja sa söödad need assetid sisse aasta ringselt sellega, et sa tead, et kahtlust tekiks, et sa tead, et suvel nad mitte kunagi turul ei saa, aga jaanuar, veebruar teenid kogu tulu ära. Aga kui ütleme, kui ei oleks seda assetit turul, siis peaks olema mingi teine, kes pakub sellist hinda. Hind ikkagi jõuaks sinnamaani. Ja hind ikka jõuaks sellel peale, aga sul see diiselgenekas on palju, mis nende võimsus, ütleme, mingi on suuremat sorti diiselgenekas seal selline, aga ta on ikkagi väike. Ja nüüd on sellise mõõduka tuulega talveilm, aga sul nagu tuulepark teeb ikkagi mahtu, teeb mahtu ja nüüd sa saad selle diiselgeneka 500, saad selle tuulepargi kõigile toodetud megavatt-tundidele korrutisse, et sa sellel päeval teed tubli tulemuse kontsernis kokku nagu. Jah, aga väite on see, et see hind tuleks niikuinii ka ilma selle diiselgeneraatorite, tuleks mingi järgmine tootmisvõimsus kellegi teise ettevõtte poolt. Üks asi jäi mu jutust puudu, et see on... Kuna Rainer seda varem ka maininud, siis ma võin tema seda tööd ära teha. Asi on väga lihtne, kui sa näed, et jaanuarikuus sul hakkab asi kiskuma väga nagu väikeste nagu mahtude peale, siis lihtsalt paar tuulikut külmus ära ja siis diiselgenekas hakkabki hinda kujundama ja saad kõigile assetitele kõrgema hinna. Et see on nagu selge manipulatsiooni võimaluse koht, et vaata, kuna kõik need turualased jälgivad ka ju turgu ja näevad, et kui me nüüd jõuame jaanuaris olukorda, kus paljudes hinnatsüklites hakkab domineerima väga väikesed mahud, siis sa saad natukene manipuleerida sellega, et kõik usuvad seda, et jaanuaris sul mõni tuulik ära külmub. Et külmus natukene neid ära, kõik ei tule turule, läheb defitsiit natuke suuremaks ja su diiselgenekas ongi turul. Ja Eestis juba kõik usuvad ka seda, et jaanuaris 500 on hind, on? Ja seda ka, jah. Siis Konkurentsiamet peaks minema kontrollima, kui tootmisüksused on väljas, et kas need ikkagi on. No selles suhtes, jah, meiega ei pea remonttöid nagu kooskõlastama kindlasti, aga jah, turuosalistel on kohustus oma turuteade avalikustada ühel platvormil, aga seda kindlasti me vaatame, et need, ütleme nüüd, kui tootmisvõimsus on väljas, mis on näha, eks ole, et siis, et oleks see teave ikkagi avalikustatud. Just. Jah. Aga küsimus oli, kas sellisel asjale keegi järelevalvet ka teostab, sellepärast, et neid hooldustöid kipub arusaadavalt, neid päriselt ka toimuma ja nüüd küsimus on, kas keegi suudab ka sinna sisse vaadata. Ja tegelikult ma tahtsin teist küsimust enne küsida, et kas te teete võrdlevaid analüüsi ka eri pakkujate sama tehnoloogilist pakkumist, et kontrollida, et nad ei ole hinnas absurdselt erinevad. Et kui üks pakub gaasi 200-ga, teine pakub 210-ga, kolmas 230-ga, siis üks pakub 600-ga, et siis nagu... Ja ei, kindlasti ka need asjad paistavad meil silma ja oleme majasised ka arutanud ja me oleme samamoodi ka Nordpooli ja Atsariga neid asju arutanud. Et kui ongi, kuidas ma ütlen, sama kütusel tootja, eks ole, et miks need marginaalkulud niimoodi erinevad, et me läheme sinna rohkem kindlasti oleme sisse läinud ka. Ja need on ka need üksikjuhtumid, kellega me oleme küsinud neid kulude põhjendusi. Korra ikkagi nende, kohe siin küsimuste rida, et hoolduste osas, et see oli, ma mäletan, ka 2022 oli, et kui korraga olid mitmed need tootmisüksused väljas, et ikkagi kui tihti te, kui just Maarja küsis ka nende pisteliste kontrollide kohta, et jah, olgugi, et avalikustatakse see teave, et on hooldus, on mingi rike või mingi kolmas põhjendus, kui tihti te tegelikult, või kas teil on see võimalus reaalselt minna ja kuidagi teostada kontroll, et reaalselt on mingi hooldus, et see ei ole nii-öelda strateegiline tootmisvõimsuste tagasihoidmine, et siis kuidagi manipuleerida, et kui palju te just seda niimoodi kontrollite päriselt? Ütleme, et kui elektritootmisüksus teavitab, et tal on läbi platvormi rike, et me lähme siis nüüd kohale ja vaatame, kas päriselt see rike on, me seda ei ole teinud. Te ei ole leidnud või ei ole vaadanud? Ei, me ei ole nagu läinud kohale selles suhtes. Me näeme tegelikult ju läbi pakkumist, et tegelikult seda üksust eks ole, turule ei pakkunud. Jah, aga seda, et kui võib-olla see on üks osa manipulatsioonist, et
tehakse nii-öelda nägu, et justkui, teate, meil on siin hooldus või mingi rike või et see hooldus pikeneb, et kui palju te reaalselt nagu kontrollite, et see ka reaalselt vastab nagu tegelikkusele? Jah, me oleme Pistelist näiteks küsinud mõned ettevõtted, kuidas ma ütlen, siis remondiraporteid välja, et kus on siis näidatud ära, miks rike juhtus, millal ta juhtus ja palju see parandamine näiteks aega võttis, et neid me oleme teinud ja Pistelis me oleme muidugi käinud ettevõtete juures, aga niimoodi, et kui me näeme, ma ei tea, ütleme, see turuteade on tehtud, eks ole, mingi elektrijaamas vahel need avariid on paar päeva, eks ole, meil ei ole, kui ma eksi, ka sellist võimalust, et me käiksime, tegelikult on jah, võimalus olemas, et nüüd lähme sinna kuskile kohale, et palun näidake meile, et siis kas see rike oli või mitte. Aga võib-olla võiks nagu teha neid Pistelisi kontrolle, kui on eriti Pisteisil. Rohkem seda juristiga karutama, et kui see ressurss meil on ka, eks ole, ei ole kõige suurem, aga oleme seda kasvatanud eelmine aasta. Priit Sibul. Ja aitäh, te sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite selle sagedusreservide turu kontekstis, et alguses olid need hinnad nagu kõrgemad, nüüd on nagu nad muutunud, et kas või mis tulemusel või mis olid need põhjused, et need hinnad on nii-öelda korreleeritud, kas oli mingi teie tegevuse tulemus või mis siis juhtus? Ja kas saab midagi edasi teha, et juhtuks veel? Jah, võib-olla turujärelevalves nii palju, et tõesti me oleme turujärelevalve poole pealt väga palju sekkunud, eks ole, et me oleme mitmete turuosalistega ühendust võtnud ja suhelnud nendega ja Läti ja Leedu poole ka, aga ma arvan, see ei ole kindlasti üks põhjus, et siin on ka erinevad põhjused, miks Erki ilmselt tahab rääkida nendest lähemalt. Erki saab Eleringist, kui ma võin sagedusreservide teemal ja võib-olla mõned küsimused kokku siin. Kõigepealt jah, Elering on sagedusreservide turukorraldaja ja seetõttu on meil Euroopa siis turujärelevalve ja regulatsioonist, mida kutsutakse Remitiks, on meil kohustus seda turgu monitoorida. Samasugune kohustus on siis Nord Poolil päevete turu osas monitoorida ja kahtluse korral siis meie puhul Konkurentsiametit teavitada, et meil on siis selline kahtlus ja see kahtlus põhineb nendel ja nendel turutulemustel. Sagedusreservide turul me eelmine aasta see algas ja me ikkagi terve selle eelmise aasta väga põhjalikult uurisime pakkumisi, küsisime. Ma arvan, et kõik turuosalised on meilt saanud mitu küsimust selle kohta, et kust nüüd selle tunni võimsuspakkumise hind tuli ja kuidas see kokku tuleb. Meiega õppisime terve eelmise aasta, turg on uus, teenus on uus, kuidas seda hinda kokku pannakse või kuidas turuosalised mõtlevad, kõik oli meile uus, õppisime seda. Ja ma usun, Marilyn tõi siin välja selle statistika, et kui palju nad on vihjeid saanud, ma usun, et üle poole neist on tulnud Eleringist nendest vihjetest, või kahtlustest. Kas te saate võib-olla rääkida, mis tavaliselt need kahtlused sisaldavad, tavaliselt, mis on see tavapärane? Väga täpselt ei saa, aga tavapärane on see, et kas kõige lihtsam näide on ikkagi, et hind tundub, pakkumise hind on selline, mida meie ei suuda seletada ja turuosaliselt küsides ka tema selgitus, me ei jäänud uskuma seda. Ja sellisel juhul me saadame selle edasi. Aga kindlasti on ka sellist, ja mis siin käis läbi, et niinimetatud capacity withholding või siis võimsuse mitte turule pakkumine on üks kõige tõsisemaid turumanipulatsioone ja seda peab kindlasti turujärelevalves jälgima ja meie ka sagedusreservide turul jälgime pidevalt, et kuhu siis kadus. Kui ta on turul olnud ja meie teada selline võimsus on olemas, et kuhu ta siis kadus, kui seda pakkumist ei ole. Väga oluline seda monitoorida. Aga nüüd ma korra veel sealt, et kuidas te nagu seda kontrollite, et kuhu ta siis kadus?
Kas te nagu küsite me küsime või seda siis... küsimust ja kui vastus ei ole veenev, jälle Konkurentsiametile. Aga nüüd tulles selle algse küsimuse juurde, et miks olid eelmise aasta alguses sagedusreservide turuhinnad kõrged ja miks ja kas seda võib uuesti juhtuda, et kui te saite nii-öelda oma tegevust tulemustada madalamad hinnad, kas on võimalik, et oma tegevust jätkates me saame tulevikus veel madalamaid hindu, see oli pigem küsimuse mõte. Ja selle vastuse loodetavasti annab selgitus, et miks eelmise aasta alguses olid kõrged hinnad. Lihtsalt pakkumine oli liiga väike. Meil väga kalliks tegi sagedusreservid see, et tuli panna muidu turult väljas olevaid soojuselektrijaamud tööle, selleks, et meil oleksid vajalikud sagedusreservid. Ja see on väga kallis, kui ta peame soojuselektrijaama tööle panema, seal on käivituskulud ja ta peab kahjumiga müüma elektri päeveteturule. See teeb selle sagedusreservi kalliks. Pakkujaid on juurde tulnud, hinnad on alla läinud lühidalt. Aitäh. Riina Sikkut. Ja aitäh. 2 küsimust tuleb mul, et kahtlemata ükskõik millise skeemi puhul, on see vanemahüvitis või automaksu lastesoodustus, igale poole võib ehitada mingi pahatahtliku asja taha. Aga samas me ju ei eelda, et kõik lapsed spikerdavad, kõik bussijuhid on purjus, kõik poliitikud varastavad, kõik turuosalised manipuleerivad. Loomulikult mitte. Et ma tahtsin öelda, et äkki keegi teist saab lühidalt selgitada, et tõepoolest, et see elektribörs, et miks sellise otsuseni on jõutud, et see määrab meile energia hinna, sest elektriteooria põhjal on ju täiuslik börsikaup. Teiseks see, et kuidas teie tajute, et mis see, ma ei tea, manipuleerimise riskide realiseerumise tõenäosus praegu on, kõrge, madal, ja nüüd see kõige olulisem küsimus teile kõigile, et kas te näete, et on võimalik midagi parandada või muuta õigusruumis, ma ei tea, järelevalves, igaüks võib oma nurga alt vaadata, et kas on võimalik midagi teha paremini kui praegu, sest on kahtlemata mõistetav, et kui hind kõigub, et inimeste jaoks see võib, ma ei tea, muret tekitada, et mis nüüd siis lahti on. Aga kui sellesse turu toimimise loogikasse sisse minna, siis see võibki olla kõik täiesti selgitatav ja argumenteeritav, aga kuna avalikkusel on selline, ma ei tea, suurem ootus mõista, miks need hinnad nii kõrgeks lähevad, et siis on teil mõned ettepanekud, et kas saab midagi teha selle olukorra parandamiseks? Aitäh! Ma ei tea, võib-olla ma alustan siis võib-olla turujärelevalve poolt, et hetkel meil on vist olemas ka turujärelevalve eelnõu, et peaks nagu turujärelevalve veel tugevamaks, ehk meile ressursse juurde, et seda me oleme Kliimaministeeriumi siin juba palli põrgatanud mõnda aega, et kas või ka sanktsioneerimise valdkonnas täna need trahvid on väga väiksed. Mis need suurused on? Väärteomenetluse raames on võimalik 32 000 eurot teha. Aga kindlasti me tahame trahvisummasid suuremaks saada ja ma loodan, et me saame. Ja teine on see, et kindlasti ametile ressurssi rohkem turujärelevalvesse. Aga siia tulles ma mõtlesin ka, et mis võiks, e-kirjas oli, et ettepanek Konkurentsiameti poolelt, et võib-olla mõtlemiseks, et paar aastat tagasi, kui oligi see energiakriis 2022 aastal ja energiahinnad olid väga kõrged, et siis me tegime oma poolt analüüsi just elektrihinna kujunemise kohta ja mis võiksid ettepanekud olla, kuidas olukorda natukene paremini lahendada. Et meie ei ole Eesti seadusandluses ära defineerinud kaitsetud tarbijad mõistet. Et seda tegelikult 22 juba hakati väga palju rääkima ja Euroopa Komisjon on väga palju ka vaeva näinud, et pööratakse tähelepanu kaitsetud tarbijatele. Meil on täna see lahendatud niimoodi, et läbi sotsiaaltoetust, läbi KOV-i siis, inimene läheb, kui tal on, keeruline oma arveid maksta ja see menetlus ilmselt võtab aega. Kui oleks meil kaitsetud tarbijate mõiste kas elektrituruseadus defineeritud, siis riik täpselt teab, kes need on ja on võimalik võib-olla siis kiirkorras kas või siis otsetoetusi anda peale, et mis võiks seda vähendada seda olukorda, kus on tõesti kõrged elektriarved võivad olla, aga see on lihtsalt Konkurentsiameti nägevus.
Aga te need ettepanekud olete esitanud? Analüüsime jah, 2022 aastal tegime ja selle me ka esitasime ministeeriumile. Et siis ministeerium poolt vist sama kommentaar? Jah, ma kõigepealt alustan sellest eelnõust, mida Marilyn juba mainis, et turu järelevalve nii-öelda sellised kõvemad trahvimäärad, rohkem õigusi Konkurentsiametile ja ka järelevalvetasu määra kehtestamine elektrimüüjatele ja tootjatele. Et see on meil praegu eelnõus sees, räägime siin läbi veel Rahandusministeeriumiga just seda järelevalvetasu poolt, et ametile nii-öelda ressurssi turu järelevalveks juurde saada. Ja selle eelnõuga ta hetkel ootab meil, pole veel valitsusest läbi läinud, ootab, aga peagi siis tuleme Riigikogusse. Et mõte on nii. Et ühesõnaga see turu järelevalve poolt, selle jaoks meil on nagu ettepanekud olemas, et seda tugevdada. Nüüd, kuidas saada hindu alla või ütleme kogu see turu korraldus, et me oleme ministeeriumi poolt viimasel ajal ka siia palju sisse vaadanud ja praegu on ikkagi see arusaam, et marginaalhinnastamise põhimõte toob paremad hinnad, kui ütleme näiteks teine variant oleks pay as speed, et see hind, mida turuosaline pakub, selle ta saab, aga sellisel juhul ütleme, marginaalhinnastamise puhul on see hind, mida turuosaline turule pakub, päevete turule eriti, on paremini kontrollitav, ta peab põhjendama seda. Kui oleks pay as speed lähenemine, ta ei peaks tegelikult põhjendama, ta lihtsalt pakuks, mis ta eeldab, et ta tahab saada. See tähendab ka seda, et need, kellel, ütleme, tuulepargid, päikesepargid, kellel on see marginaalkulu väga madal, teeksid oluliselt kõrgema hinnaga siis pakkumis. Nad teeksid selle hinnaga, mis nad eeldavad, turuhind tuleks. Ja Euroopa Komisjon ja ka Acer ja CR, need on Euroopa sellised ühingud, on väga palju analüüsinud seda, et kas pay as speed turg oleks, ütleme, tooks odavama hinna ja praegu ikkagi see arusaam on see, et marginaalhinnastamine saab tuua kõige odavama hinna, seda kõige kontrollitum ja siin saab seda turu järelevalvet teha. Aga jah, pay as speed oleks tegelikult kontrollimatum turg ja tõenäoliselt pakutakse müüjate poolt siis palju kõrgemaid hindu sinna veel. Et see on see üks pool ja kuidas saada hinda pikas plaanis alla on ikkagi see, et me peame rohkem sellist odavama hinnaga tootmisvõimsust koha peal ehitama. Ehk rohkem tuuleparke, rohkem salvestust, mis aitab balansseerida seda hinna volatiilsust ja ka madalama hinnaga juhitavat tootmisvõimsust, et põlevkivid on väga kõrge hinnaga, gaasijaamad saavad tippudel ka neid hindu alla tuua. Ja selles suunas ministeerium siis tegeleb. Ma korra küsin see, mis Konkurentsiamet mainis nende kaitsetud tarbijate osas, et kas see on olnud Kliimaministeeriumis arutlusel või on see kuskile jõudnud praegu või on mingis eelnõu väljatöötamise faasis? Ja mõni aasta tagasi seda vaadati ja leiti, et pigem, kuna me ei taha teha püsivaid selliseid toetusi tarbijagruppidele peale selle, mis siis juba nii-öelda sotsiaalpoole poolt olemas on, et siis ei nähtud vajadust neid kaitstud tarbijaid või kaitsetuid, sõltuvalt siis, kuidas määratleda, eraldi defineerida. Ja ma korra, et Märt Otsaki võiks ka kommenteerida, et kuna see on see lai küsimus ja kuna te olete ka tõstatanud varem seda teemat, et oleks vaja just seda börsi läbipaistvuse osas, et võib-olla et see küsimus, mis kõlas, et mida saaks paremaks teha, mis on muutunud, kas on muutunud ja mida tuleks veel ette võtta? Aitäh, no kuna ma täna ei tööta sellel erialal, äkki ma annan siis selliseid hullu ideid, et ütleme, et kui rääkida tänases sellest turumudelist, see on see marginaalhinna turumudel, et siin on palju teadustöid selles suhtes tehtud, see on pärit 90ndate alguse Norrast, et ütleks nii, et norrakad on väga hea mudeli tervele Euroopa Liidule maha müünud ja loomulikult ta töötab ideaalselt seal, kus on palju ilma kapitali kuluta hüdroelektrijaam. Euroopa on selle üle võtnud, selle üle võib lõpmatuseni vaielda, kas ta on hea või halb, minu arvates on siin kaks sellist võib-olla
negatiivsed näitajad on see, et kui turg ei tööta ilma riigi abita, siis on midagi rikkis. Me topime kohutavalt sisse riigi abi ja riigi abi alusel või kaasabil üritame seda turgu tööle saada. Olgu ta siis taastuvate abi, olgu ta siis ütleme reservvõimsuste abi või nii edasi. Et ühesõnaga minu jaoks on see nagu niisugune murekoht, et lihtsalt turg ei toimi. Siis teine on see, et mis mulle ka muret teeb, on see, ma mäletan 20 aastat tagasi, kui hakati Euroopa elektriturgu kujundama, just leidsin ühe huvitava ettekande, siis öeldi, et turukriitiline mass peaks olema 150 teravatt-tundi. Selleks, et hakkaks korralikult see nõnda nimetatud marginaalturg tööle, kui me vaatame täna Baltikumi turg on mingi 27-28, Rootsi 180, Rootsi on 150, Soome 80, et minul tekib kohe niisugune küsimus, et meil on tegelikult mingil määral suletud turg, kus on siis need piiratud energiavood, meil ei ole täna kaupade vaba liikumist või ütleme kauba vaba liikumist ei Soome, Rootsi, Poolaga ja väga võimalik, et see turg lihtsalt ei hakka korralikult tööle sellise väikse turumahuga. Võtke analoogselt näiteks toiduainete turg, paneme täna Poola, Rootsi, Soome kinni ja teeme Baltikumi toiduturu, ei oleks väga ilus. Ei oleks väga ilus. Ehk siis see on üks asi, mis muret teeb, siis mis oleks lahendus? Lahendus peaks tulema muidugi üle-euroopaliselt, kuna see on tõesti Euroopa tasemel on kokku lepitud sellest turumudelist. Kuulasin just Jüri Ratasel oli väga hea intervjuu oli temaga just sellest ETS1-st, ETS2-st, ta rääkis, kui keeruline Euroopa tasandil üldse mingeid muudatusi teha, ma arvan, et väga raske on ilmselt Euroopas ka kokku leppida mingis uues alternatiivses turumudelis, aga mida loomulikult tänane direktiiv lubab ja mida iga liikmesriik võiks rakendada, on taas universaalteenust või mingit sellist mudelit ja loomulikult, mida tegelikult see uus energiapakett ka soovitab, on rohkem pikaajalisi lepinguid. See tähendab seda, et on näiteks jaemüüja sõlmib siis pikaajalised lepingud tootjatega, meie väiksest turupiirkonnast vaevalt see korralikult tööle hakkab. Mida poliitiliselt võiks mõelda, on see, et riik tuleks siin, kuigi ei poolda riigikapitalismi absoluutselt, võib-olla üks suurimaid riigikapitalismi vastaseid siin ruumis, aga kui turg ei tööta, siis võib-olla riik peaks mingis asjas sekkuma ja mõtlema universaalteenuse peale. Ja kolmas, kas on turumanipulatsioon või mitte, minu isiklik arvamus on see, et see risk ülikõrge ei ole, aga samas muidugi ei tahaks täna olla Konkurentsiameti kingades, lugesin läbi selle Aatseri viimase juhendi turumanipulatsiooni kohta, seal on umbes, minu teada on seal mingi 5, 6, 7, 8 lehekülge ingliskeelseid termineid, alates dumpingust, lõpetades phishinguga ja kui siin sellele turu järelevalvele vaadata, siis taas minnes ajaloos tagasi. Kunagi oli Euroopa tasandil väga suur vaidlus, kes peaks tegelema turu järelevalvega, on see siis Finantsinspektsioon või on see energiaregulaator, see on täna pandud energiaregulaatori õlgadele, aga ma ise arvan, et siin kolmandik on vast selline tehnika, 2/3 on puhtalt finantsjärelevalve. Et siin oleks üks mõttekoht, et kas seda ei võiks ja ei tasuks teha koos Finantsinspektsiooniga. Me oleme väga väike riik ja me tegelikult täna ju turumanipulatsiooni kontrolli osas oleme killustunud. Energiaturg on ühe asutuse käes, kogu ülejäänud aktsiaturg ja võtame väärtpaberiturg on ju teise asutuse kontrolli all. Kui vaadata know-how'd, siis ma arvan, et Finantsinspektsioon on võttes selle Aatseri juhendi ette kindlasti pädevam nendes finantsterminoloogias, nii et minu arvates üks mõttekoht võiks olla, kas siis kuidagi kombineerida või siis siia järelevalvesse tuua Finantsinspektsiooni jõudu juurde. Esiteks neil on suur asutus, suur organisatsioon ja kindlasti kordades pädevamad kogu selle instrumentide järelvaatamisele. Aitäh! Ja võib-olla Konkurentsiameti hinnang selle Finantsinspektsiooni kaasamisele? Finantsinspektsiooniga me oleme varasemalt kokku puutunud ja natukene ka koostööd teinud. Et kindlasti on meil plaan seda veel teha. Ma tean, et Atser energiaregulaator samamoodi
Euroopa finantsasutusega, see teeb samamoodi koostööd, eks ole, et kuna energiabörsi järelevalve tegelikult suuresti tulenebki finantsbörsi järelevalvest, kuidas see alused on üles ehitatud. Aga tookord lepiti kokku, et energiaregulaator siis teostab elektri- ja gaasibörsi järelevalvet. Et ma ütleks, et Atser ja tegelikult energiaregulaatorid Euroopas on väga palju töötanud ja väga palju sinna vaeva näinud. Ja tegelikult on ka olemas esimesed juhtumid, mis on edukalt ka kaitstud kohtus ja kus on suuremad trahvid tehtud juba ettevõtetele. Et pigem, ma arvan, meie nägemuses on see, et energiaregulaator järelevalvaku energiaturgu, kuna see on väga kompleksne, väga keeruline turg, aga samas tuleb kindlasti koostööd teha väga paljugi finantsasutustega. Võib-olla ka Kliimaministeeriumi kommentaar. Finantsinspektsiooni osa meil on siin. Jaa, ma selles mõttes toetan siin Konkurentsiameti kommentaari, et energiaturg on oma spetsiifikaga turg ja energiaturu regulaator tunneb seda paremini kui finantsturu regulaator. Et selles mõttes, ja arvestades, et ka see töö Euroopa tasandil käib ju energiaregulaatoritega, et ka teistel riikidel ei ole seal finantsinspektsioone. Ja väga keeruline, ütleme, kui me Eestis muudaks selle ära, siis ma kardan, et see oleks pigem tagasilöök, kui et ta aitaks meil turujärelevalvet parandada. Et mul on pigem usku siin, et energiaturgude vaates on Konkurentsiamet pädevam. Rain Epler. Jaa, ma küsin küsimuse ka, siis ma täitsa nagu tegelikult totaalselt vahetan teemat küsimust. Ma tahtsin kommentaariks öelda, et eks ta ongi natukene selline asi, mida nimetatakse turuks, aga mis turg selle klassikalises mõttes ei ole, et me jõudsime siin, et kõige parem oleks ikkagi, et need tuulikuid, tegelikult kui panna, ütleme, investeeringukulu amortiseerida nii nagu mitte reguleeritud, ütleme, tööstuses ja äris asi käib, siis me hakkame rääkima seal, eks ole, võtame fossiilsed jaamad, meie puhul põlevkivi või räägime siin tuumajaamast, me räägime sellest, mis perioodi peale sa amortiseerida saad, tuuliku puhul võib-olla 40 aastat, nende puhul räägime 60-80, kohe öeldakse vastu, pangad ei finantseeri, selle teema nii pikalt. Ma ütleks, et küll nad finantseerivad, kui riik ütleb, et teeme niipidi ja näiteks garanteerib seal midagi, et need on juba finantsturgude lahendused. Kui me siis paneme ka turgu või seda võrgu stabiilsust nagu negatiivselt mõjutavatele tootmisüksustele juurde nende kulusse, kas siis siin Maarjaga kiirelt, et kuidas sa paned läbi maksu ja maksurahast siis ostad neid tasakaalustajaid võimsusi. Siis ma arvan, et kukuvad tegelikult turult välja, et siis me jõuame tagasi sinna, et meil on turul tootmisvõimsused, mis toodavad pidevalt ja kvaliteetset elektrit. See selleks, see oli kommentaariks. Ma tahtsin küsida, et kui see energiakriisi arutelu oli meil, ma ei mäleta, kas see oli majanduskomisjonis äkki, oli mingi formaat, siis oli juttu ka sellest, et need nii-öelda plokkpakkumised. Et oli juttu sellest, et päris imestama paneb inimesi see, et Eesti Energia ju isegi universaalteenuse pakuks seal 190-ga välja, aga tegelikult turule pakub tihti seal 110-20, 150, aga et kuidas siis see pole 400 000 või 4000, kas selles osas on turudisainis nagu midagi muutunud? Üks asi, mis on muutunud, nüüd on meil see 15-minutiline tsükkel, mis minu arust pigem on muutus veel vastupidisemas suunas, et on mingeid osasid, nagu mingeid mõtteid selles osas, et loomulik, et Eesti Energia ei saa ju teha neid 15-minutilisi pakkumisi, ma eeldan. Sest muidu nad manipuleeriksid oma igat, siis ei mängiks välja see, et peab olema kulupõhine, ja seda nad ei tohi teha, et nad igasse 15 minutisse pakuvad mingisuguse erineva hinna. Et kas selles osas on mingeid disaini muudatusi arutatud, kas midagi on kavas? Aitäh. Ja need plokkpakkumised on kogu Baltikumis tegelikult olnud probleemiks. 2022 ka see oli üks põhjus, miks me saime selle kõrge hinna kätte, kuna need plokkpakkumised, eks ole, lükati tagasi. Eesti Energia, ütleme, et lihtsas keeles öelda odava hinnaga välja. Ütleme nii, eks ole siis. Ja siis me ka tol hetkel rääkisime ka Nord Pooliga, et kas neid tooteid on võimalik muuta. Kas või see, et kuna need on plokkpakkumised, meil on Baltikumis siuke eripära, kus ongi tootmisüksused ei saa lühikese perioodiga oma tootmist pakkuda turule. Aga
aga me oleme näinud tegelikult on turuosaliste käitumises muutusi, et nad pakkumised on muutunud paindlikuks ka lühiajaliseks. Ehk siis on olnud turuosaliste poolt märkimisväärne parendamine oma pakkumiste käitumises. Aga jah, et mis puudutab neid tagasilükkamisi, eks ole, et siis pigem Nord Pooliga vestluses jõudsime sinnamaani, et Nord Pool viitas ühele Euroopa Liidu määrusele, mis peaks muutuma, et just, et ka toodete poolt võib-olla, mis neid plokkpakkusi tagasi lükkaks, et pigem aktsepteeritakse, eks ole, neid plokkpakkumisi suurema hulgaga. Et see jäi nagu Euroopa Liidu määruse taha tol hetkel, kui me rääkisime. Aga lihtsalt kui ette kujutada, et tänases raamistikus, kui siis aktsepteeritakse plokkpakkumine, siis ta mingis 15-minutilises aknas on kallim ja siis kohe selle 15 minuti pakkuja tuleb ju öelda, et tuleb ju nagu vastu ütlema, et kuidas ta niipidi läks või ei, päris nii ei ole. Ei, plokkpakkumine, eks ole, tehakse mingi ajaperioodi hulgas, eks ole, ma ei tea, kas siis 10, 20, 25 tundi, eks ole. Et ja seal on siis ka 15 minuti peale veel jaotatud nüüd täna, eks ole. Et pigem on see niimoodi. Ma saan sellest aru. Eesti Energia teeb 10-tunnise pakkumise, aga tema pakkumine minu loogika järgi igas 15 minutis saab ju olla üks ja seesama. Kuidas Eesti Energia saab öelda, et minu üks 15 minutit on odavam, teine on kallim, ei saa, eks ole. Ta paneb 10 tundi ja 120 eurot ja kogu lugu. Aga ma mõtlen nüüd, et nüüd mingi konkureeriv tuule päikesepargi või aku omanik ütleb, et selles 15-minutilises tsüklis oli minu 50 sees või kuidas need siis omavahel ära nagu konsolideeritakse? See on see, et kui sul see turg tuleb kokku ilma selle plokita, siis see turg tuleb kokku ilma selle plokita. Kui see turg ei tule, nagu kogu ploki ulatuses ei tule kokku, siis jäävad ära need pakkujad, kes võisid olla küll odavamad, aga see plokk läheb turule. Lõpuks sama hinna, jah. Aga välja ta kukkus ikkagi käime siis selle asja üle. Kuidas Eesti Energia oma 150-ga see on turule ja inimesed pidid 4000 maksma? See oli see pakkumine lihtsalt oli nii, jah, ta oli nii pikk, eks ole, ta viskas välja selle. Just. Irja Lutsar. Ja ma tulen tagasi, et me oleme korruptsiooni vastu võitlemise komisjon, mitte elektrienergia hinnakujunemise komisjon, et ma tahakski siin nagu küsida, et kus te olete nii selle asja sees, et kus teie missuguse ahela lülis te näete kõige rohkem korruptsiooni või teisisõnu nagu või riski, et teisisõnu, mis Riina ütles, et ega me igat etappi ja igat asja kontrollida ei jõua, see läheks juba liiga kalliks, et kuhu me oma selle fookuseks peaks panema või oma energia peaks kulutama, et seda korruptsiooni just selles elektrihindade kujunemises vältida, aitäh. Mis puudutab hulgituru hindade manipuleerimist, eks ole, nagu ma varasemalt juba tõin välja, et meil on see eelnõu, eks ole, et ressursi kindlasti sooviksime ressurssi juurde, aga jah, ennem rääkisime korra nendest remonttöödest, et kas Konkurentsiamet peaks iga kord kohale minema, ma arvan, et see ei ole ilmselt õige kasutus ressursile ja neid avariise või planeeritud hooldustöid ikka juhtub päris mitmeid kordi, et me oleme, nagu ütlesin, ka raporteid asju välja küsinud, kuidas siis või mis on juhtunud, eks ole, jaamas. Lihtsalt, aga see nagu remontiteedes te näetegi kõige rohkem korruptsioonimomenti või? Ma ei saa nii öelda. Ma küsisin seda, et kus te kõige rohkem korruptsiooni seda ohtu või riski näete? Me vaatame nagu turu manipuleerimist, eks ole, et me otseselt, ma ei saa öelda, et ma ei näeks seda niimoodi. Ja. Ei, ministeeriumi poolelt ma samuti arvan, et kõige suurem risk ongi see, ütleme, kui turuga manipuleerimine, et siin me peame ressurssi suurendama, et järelevalvet rohkem teha. Ja selle jaoks me tahamegi ametile jõudu juurde anda ja need trahvimäärad karmimaks teha, et see eelnõu on jah selles vaates meil ette valmistatud, et jah, ütleme, turuosalised peaksid rohkem põhjendama oma hindu, seda kindlasti, ja ametil peaks olema rohkem ressurssi sinna sisse vaadata. Maarja Kadastik.
Jaa, no mu küsimus tõstatus umbes 20 minutit tagasi, aga lähme siis sinna tagasi, et see pay as speed turg. Et ma saan aru sellest murekohast, et siis hakatakse pakkuma sinna, kus arvatakse, et hind kujuneb, aga selleks ju turg eksisteeribki, et siis konkurendid vaatavad, et kui ma nüüd pakuksin natukene vähem, siis ma saaksin veel hoopis ise turule, mitte nemad, ja siis lõpuks turg kujundab hinna. Selle eelduseks muidugi on see, et eksisteerib piisavalt palju pakkujaid. Ehk siis seal on mõningane nagu probleem sellega, et me oleme korralikult 50% defitsiidis, aga selle senikaua, kuni see läheb kogu turule, ehk siis ka tegelikult Skandinaavia ja kõik ülejäänud oleksid selles pay as speed süsteemis, siis tegelikult, nii nagu me täna saame oma elektrihinna kokku, peaks ka siis saama oma elektrihinna kokku. Küll aga muutuks erinevaks see, et me saaksime ära kaotada põhimõtteliselt kõik riiklikud dotatsioonid asjadele. Meil oleks vaja CFD lepinguid ega muid asju, see turg muudaks elektrisüsteemi ise investeeritavaks mingil määral. Et see oleks nagu see koht, et sa saad nagu CAPEX-i sinna sisse arvestada. Ja siis ongi see, et kui sul on tõesti nagu halb elektritootmisviis, mis pikaajaliselt ei ole võimeline turul konkureerima, siis sellist CAPEX-it ei tule. Selline, millel on võimalik arvestada, see sisse tuleb lihtsamini. Et meil on mõneti nagu laias kaks valikut, et kui me läheme selle marginaali baasil, siis meil on vaja riiklikke muid mehhanisme, kuidas CAPEX-it katta. Et see jääb lõputult nagu kestma, kuni me ei lähe pay as speed peale. Ja, ma alustin, siis Erki saab jätkata, et me tegelikult ütleme, meie elektriturg ei ole ainult energiaturg. On energiaturg ja võimsusturg. Ja siin ongi see, et jah, see marginaalhinnastamine ei pruugi anda piisavaid hinnasignaale uute võimsuste rajamiseks. See on tõesti tõsi. Ja selle jaoks peab siin kõrval olema ka võimsusturg. Ütleme, reservide turul meil on võimsusturg kõrval, bilansituru osas, aga ka päev ette turu osas on olemas võimsusmehhanismid, mida me plaanimegi hakata lähiajal kasutama, et selle jaoks, et uusi tootmisvõimsusi juurde tuua. Et sellest vaatest on, kui me ütleme, kui on see marginaalhinnastamisega energiaturg ja seal kõrval reguleeritud võimsusturg, siis me suudame ikkagi seda hinda paremini kontrollida, et on põhjendatavam, kui oleks lihtsalt pay as speed. Sest et sellisel juhul tegelikult ongi see probleem, et tootmisvõimsusi on küllaltki piiri peal ju ka teistes riikides. Kui ilmad on väga külmad, siis me näeme, et Eesti pigem ekspordib Soome suunas, mitte impordi. Mis tähendab, et kui meil oleks pay as speed, siis talvistel perioodidel oleks see hind konstantselt väga kõrge tõenäoliselt, sest et kõik tootjad teavad, et külmade ilmadega võib jääda veidi puudu ja tõenäoliselt pakutakse 3000 ja 4000 lähedale. Et see pikk, ütleme, marginaalhinnastamine pluss võimsusturg annab parema võimaluse seda hinda siiski kontrollida ja turuosalised peavad hinda põhjendama. Et selle tõttu ma arvan, et see annab parema hinna. Rain Epler, siis Riinis. Ja ma lihtsalt nagu vastu kommentaarina võib-olla selles mõttes laiendaks teemat, et see on nüüd eesmärgi seadmise küsimus ka ja Euroopa on siin nüüd juba aasta aega vähemalt püüdnud aru saada, et kuhu tahetakse minna ja mida tahetakse teha ja eks otsingud jätkuvad, et kui tegelikult soov on tööstuslik võimekus ja ka kaitsevõime, mis sellele saab rajaneda, ja kui see lõpuks jõuab nagu selleks number 1 prioriteediks, siis see kogu selline nagu väljamõeldud maailm kaob ära. Et muidugi, kui me teeme ilmastikust sõltuvaid võimsusi juurde, siis meil on vaja reservvõimsusi, siis tulevad, siis nagu tekib vajadus kogu selle asja järgi, mida me täna nimetame ka turuks ja mida Elering manageerib kõik need sagedusreservid ja tasakaalustamised ja võimsusreservid ja muud, aga kui siis vaadates, et nüüd see oli vist möödunud nädala lõpu uudis, et juba Saksamaa ja Itaalia ütlesid, et me peame selle CO2 kvoodi ka iseenda vaesemaks tegemise osas midagi tõsiselt ette võtma, et tänases raamustikus kõik see, mis te rääkisite, on ju nagu mõnes mõttes õige, aga see raamistik on lihtsalt nagu kunstlikult ehitatud. Et mina juba julgeks varsti Kihljob kontoris raha panna ikkagi selle peale, et valiku küsimus on, et kas Euroopa suudab need asjad ringi teha, näiteks elektriturul minna pay as speedi peale ja teiseks nagu mõistlike tootmisvõimsuste ise kallimaks tegemise ära lõpetada või siis Euroopa Liitu sellisel kujul
väga pikalt ei saa olla. Küsimust ei olnud. Riina Sikkut. Minul on küsimus, aga ma tulen tagasi Irja tõstatatud teema juurde. Et tavapäraselt me komisjonis tulenevalt siis seadusest antud, ma ei tea, pädevustest, me tegeleme selliste teemadega tõesti nagu korruptsioon, korruptsiooniriskide maandamine, huvide konflikt, millised on organisatsioonide sisemised reeglid huvide konflikti maandamiseks. Et seetõttu ma küsin, et kuidas teie näete, et kas on seda tüüpi riske ka, ma ei tea, et kas liigub info, ma ei tea, Eleringist, kuulge, et me nägime siin kummalist mustrit, vaadake nüüd ette oma hindadega, mis te pakute. Kas on järelevalveametniku proovitud ära osta? Kas on, ma ei tea, juhatuse tasandil huvide konflikti maandamiseks mingisugused erimeetmed kehtestatud? Et kas seda tüüpi riske seoses elektrituruga on realiseerunud kunagi? Kas on mingid viisid nende maandamiseks, mida on teie asutustes rakendatud? Nii palju, kui me oleme turuosalistega suhenud või menetlusi teinud, eks ole, mis puudutab siseteavet, eks ole, siseteave on see, et mis sa pead siis avastikuma teatud aja jooksul, et siis jah, tõesti ettevõtetel on ikka olemas, kes siseteavet hoiab, eks ole, kuidas seda käsitletakse, need on olemas ettevõtetel. Mis puudutab ametit või ametniku äraostmist, siis minu teada meie ametis küll ei ole ma kuulnud mitte midagi sellest. See on vist küsimus Eleringile ka, eks ole? Ja võib-olla siis lühidalt, et väga just nimelt korruptsiooniriski väga ei ole täheldanud. Meil seesama juba palju tsiteeritud Acer on ka selle turu järelevalve ja turu monitoorimise osas ette pannud päris korralikud reeglid ja tänu sellele on ka Eleringis see turu monitoorimise osa eraldatud muust tegevusest ja on eraldi juhatuse liikme vastutuse all. Kui mina olen tegelikult vastutan süsteemi juhtimise ja turgude eest, mina olen tegelikult see, keda peab ka järele valvama ja monitoorima, see on eraldatud eraldi lähtuvalt Aceri soovitustest, et selliseid asju on, selliseid asju tehakse, selliseid meetmeid võetakse kasutusele, aga siin mingid selliseid näiteid tuua ei oska. Ja et siin oli juttu, eks ole, selle järelevalve parandamisest, võib-olla ka seadusandluse parandamisest ja lihtsalt see istungi esimeses pooles oli mainitud, et oli 2 väärteomenetlust, mis siis kohtus nii-öelda, et te siis seal nii-öelda ei võitnud, et aga kas võib-olla, kuna on juba kohtu otsus, et natukene selgitada, et milles see väärtegu seal seisnes või mis see konkreetne nagu süüdistus oli? Mõlemad kaasused, mis meil olid või juhtumid, olidki siseteave kasutamise kohta või avaldamise kohta. Siseteave. Et, aga kuidas on ikkagi võimalik, et kohus siis, et kas siis ei olnud piisavalt tõendatud või kus see nagu probleemistik? Kohus leidis jah, et ei olnud piisavalt tõendatud. Priit Sibul. Ja aitäh, mul on veel veidi laiem küsimus, seesama asi, mida me endiselt mingil põhjusel nimetame börsiks, eks ju, on erinev arusaam tekkinud siin, et kas me oleme vahepeal tegelenud nende, mis on hinnapiirkonnad, eks ju, et kas keegi ka Eestis on nagu mõtisklenud, et see, kus see kokkulepe, mis on tehtud Euroopas, et kas see on endiselt meile mõistlik ja õige, kas me oleme arutanud naabritega lähemalt või kaugemalt, et äkki peaks seal mingi muudatuse ellu kutsuma, et kas sel teemal üldse on arutatud, mis puudutab seda hinnapiirkonda ja see, mis meie hinda siin kujundab, et või kas või kes seda siis tegema peaks üldse, kui teha. Aitäh. See on võib-olla Kliimaministeeriumile. Ministeeriumi poolelt me alles paar nädalat tagasi kohtusime Nord Pooliga koos ameti ja ka Eleringiga, et just arutada seda, et kas annab meie turupiirkonnas midagi paremaks teha. Ja põhiliselt jõudsime sinna, et tegelikult tuleb lihtsalt tootmisvõimsusi juurde saada, et seda turgu suuremaks saada, et see on see, mis aitab nii-öelda seda turgu veelgi paremini tööle saada ja turu paindlikkust rohkem kaasata ja seda me oleme ka ministeeriumi poolt siin eelmise aasta
mitme seaduseelnõuga soodustanud, et salvestust tuleks rohkem, et tarbimise juhtimist oleks lihtsam kasutada ka päevveeturul. Et need on nagu need sammud, mida me näeme, et saaks teha. Aga jaa, on arutatud ka teiste riikidega, aga praegu ütleme ka meie minister on tõstatanud tihti seda, et kas see marginaalhinnastamine on kõige mõistlikum, aga see pay as speed, mis siis on alternatiiv, ei ole nagu näha, et see tooks parema hinna, et see oleks parem alternatiiv. Et ütleme nii, et marginaalhinnastamisel on oma puudused, tõesõna, aga pigem on diskussioonid jõudnud sinna, kuidas olemasolevat turureeglistikku paremaks muuta selle asemel, et minna täitsa teist teed, sest teine tee, erinevad analüüsid, mida ka härra Märt Ots enne välja tõi, on ajalooliselt näidanud, et tegelikult see pay as speed turg tõenäoliselt tooks veel kõrgema hinna. Priit Sibul täpsustav. Aga korra veel see jutt, mis oli 2022 igal pool just elektribörsi nagu läbipaistvamaks muutmine, et võib-olla peaks ikkagi olema kas siis turuosalistele avalikkusele teada, kas see, kes siis tegi seda nagu suurimat või seda kallimat pakkumist, viimast pakkumist, et kõik need arutelud, mis on olnud, et kas seda arutelu on üldse jätkatud, et kuhu see on jäänud või kas te näete, et kas midagi just selle läbipaistvuse osas on veel vaja muuta või teha? Nord Pool näiteks tõi ise meile ka välja, et ta on väga palju tööd teinud just Balti tootjate ja elektrimüüjate suunal, et neid plokkpakkumisi ei oleks nii palju, et plokkpakkumised saada paindlikumaks, et ei tekiks sellist situatsiooni, nagu siis 2022. aastal tekkis, kui jäi ainult mõni üksik megavatt puudu ja me saime väga kõrge hinna. Ja teine asi, mis sellest ajast esiteks elektrimüüjad ise oma tarbimisportfelli palju paremini prognoosivad. Tarbimise pakkumised on läinud väga astmeliseks, seda me näeme pakkumiskõverate pealt. Et ütleme, ennem seda hinnakriisi nad olid sellised väga nagu igasuguse hinnaga ostan, et see on nagu üks pool, mis kindlasti aitab meil seda hinda alla tuua, et seda paindlikkust vaadatakse nii tarbimise kui tootmise poolelt rohkem. Salvestust on juurde tulnud ja me näeme, et lähiaastatel tuleb veel kõvasti, et see kindlasti aitab kaasa. Ja tarbimise juhtimise selline otsese tarbimise juhtimise päevveeturule toomine, et see on ka teema, millega me koos Eleringiga tegeleme praegu. Et ma ei tea, kas Konkurentsiamet soovib ka seda läbipaistvuse küsimust kommenteerida? Minu teada ei ole täna räägitud sellest, et oleks näha, kes see viimane pakkuja oli. Et võib-olla Märt Otsast, et te ka tõstatasid selle küsimuse. Jah, ütleme veel kord, et see tänane börsimudel minu hinnangul, mis töötab, ega see anonüümsus peab jääma. Kui me võtame selle anonüümsuse ära, siis kaob ju tegelikult selle börsimudeli idee ära, sest ütleme, nende suurim ärisaladus ongi ju tegelikult nende marginaalkulud. Kui konkurent teab marginaalkulusid, siis ju tegelikult konkurentsi mõte kaob ära, eks. Et see, kui me ütleme, hakkaksime panema erinevatele tootjatele taha, mis on tema kulud, see oleks sama, ma ei tea, võtame siin mingi toiduainete tööstused, ma ei tea, kes konkureerivad siin Euroopas, et ütle, mis see sinu piima, ma ei tea, ütleme, jaeketi marginaal on või teine, see kaotab ju tegelikult igasuguse konkurentsi mõtte ära, et ma arvan, et selline läbipaistvus ilmselt siin väga palju juurde ei anna, et nagu ma enne ütlesin, minu tänane hinnang on see, et see turumudel tuleks üle vaadata ja kahtlemata, mis keegi ei ole teinud ka Baltikumi tasandil sellist suurt simulatsiooni arvutanud välja, et kui me teeksime selle pay as speed süsteemi, et mis siis tuleks meil see kaalutud keskmine elektrihind võrreldes tänasega. Võib-olla Kliimaministeerium võib öelda, kas on üldse selline suurem analüüs tehtud alternatiivlahendusel? Neid analüüse on tehtud Euroopa tasemel mitmeid.
aga just nagu see Balti nüüd tasemel. Baltikumi vaatest ei ole. Ma saan aru, et see, mis te rääkisite alguses, et Euroopa Komisjon on nüüd hiljuti uuesti hinnanud, eks ole, seda teinud neid, aga nüüd Balti riikide tasemel sellist nagu... Ainult Baltikumi enda tasemel tõesti ei ole, aga kuna meil on see turg, ongi üle-euroopaline ühtne, et siis Euroopa turutasemel on hinnatud. Võib-olla enda poolt jah, et tõesti 22 aastal tõesti Euroopa Komisjon tellis nii-öelda Euroopa Liidu Energiaametilt, eks ole, selle analüüsi, et pidigi võrdlema marginaalhinnastamist ja PSP-di ja siis nad tol hetkel jõudsid sellele, et marginaalhinnastamine on parem, kuna sellest tuleneb suurem sotsiaalmajanduslik kasu turule. Aga täna tõesti jah, on tõesti jälle need uuesti hakatud diskuteerima, et eks ole, kas see marginaalhinnastamine on. Ehk siis pärast 2022 pole tehtud seda uut analüüsi, saan ma õigesti aru? Peale seda, eks ole, langesid energiakriis, jah, börsihinnad märgatavalt langesid, aga see nüüd me oleme nüüd paar kuud vaadanud, et terves Euroopas on energiahinnad jälle tõusnud. Tõepoolest Kliimaministeerium saab üle kinnitatud, et pärast 2022 aastat pole siis sellist uut analüüsi tehtud, eks ole, Euroopada? Tõenäoliselt jah, ei ole. Pole põhjust ka olnud ju. Aga ma tahtsin ikkagi selle osa võtta, et selle marginaalhinna puhul on see, et tegelikult see kujundab ainult ühe komponendi kogu elektri hinnast, on ju. Et süsteemi kogu hind hakkab ka kogu aeg käsitlema ka seda, et mis meetodil me saame tuleviku investeeringuid. Et põhimõtteliselt börsihinna vastu see ei saa tulla ja ma kahtlustan, et ka ainult börsihind ja võimsusreservi hind kokku ei anna investeerimiskindlust, sellepärast et tahes tahtmata Rainile see kindlasti ei meeldi, aga kas meretuulepark tuleks võimsusmehhanismi vastu? Ei tule, on ju. Et see meeldib, kui ei tule, siis meeldib. Ei, aga ma mõtlen, et kui eesmärk on, et ta nagu tuleks, on ju. Et siis tegelikult põhimõtteliselt see ei ole tehtav. Samad moodi tegelikult on mingil määral küsitav, et kas tuumajaama puhul on lihtsam see, et ta saab aastaringselt oma keskmise hinna kätte ja selle tõttu on võib-olla investeeritavam ja mingil määral võimsusreserv. Aga jällegi, selle asemel võiks olla see, et nii nagu ka muud finantsturud, et sul ikkagi on pay as cleared. Et sa saad oma selle mahu kokku, mis sul on vaja. Sul on vaja iga 15 minutit, et sul oleks elektrisüsteem stabiilne. Aga siis sa saad kõikidest toetusmehhanismidest loobuda. Sellepärast, et siis sellisel juhul sa saad nagu selle turu, kus sul hakkavad konkureerima erinevad uued ka tootmismehhanismid. Seal ainukene suur põhiline probleemi koht on see, et kuidas sa teed seda olukorras, kus sul pool Euroopa turust on ilma Capeksi kuluta ja pool on koos Capexi kuluga. Võt see on see koht, mis on keerukas. Jah, kellele võib-olla ka küsimus suunatud, et... Siin paremal pool lauda. Okay. Aitäh, ma korra reflekteerin seda PSP-di ka omalt poolt hobi siis elektrituru ja mitte majandusteadlasena. Mulle, ma ei ole kindel, et PSP-d võimaldab Capexi hinnastamist siis hinda. Et ta siis sinna tekib, et päriselt tekib just puhtalt majandusteooriast lähtuvalt. Marginaalkulu puhul me pakume oma muutuvkulusid ja tõesti saame Capexi kätte juhul, kui peab ja me ei ole, ja elektrihind tuleb kõrgem kui meie muutuvkulud. Nüüd, mis PSP-dil muutub võrreldes sellega, on see, et meie igapäevaseks, kõigil meil on tootmisvõimsus, meie igapäevaseks hobiks saab või meie kõige tähtsamaks äritegevuseks saab prognoosida, kuhu hind tuleb ja siis sihtida sinna, et eesmärgiga maksimeerida oma tulusid. Nüüd kui me jällegi majandusteooriast ja tuletades meelde ülikooli loenguid, ma tahaks väita, et meil kõigil on endiselt motivatsioon pakkuda oma muutuvkulusid ja mitte kõrgemalt. Sellepärast, et kohe, kui me jääme turult välja oma sellepärast, et me tegime muutuvkulud pluss panime Capexi ka, siis me oleme kaotanud kogu selle osa, mis me muidu oleksime teeninud muutuvkulud. Me oleksime muutuvkulud teeninud. Segane jutt, sõnasalat, aga ma ei ole veendunud, et PSP-diga
me saame ka CAPEX-i sinna sellesse elektri hinda sisse. Mistõttu ja mu järeldus on siis see, et marginaalkulupõhine hinnastamine on väga hea selles, et ta valib meile iga päev välja kõige soodsama elektritootja. Meil on endiselt vaja investeerimiskindluseks selleks, et saada juhitavaid võimsusi, meil on vaja täiendavat meedet. Aitäh! Ma täpsustavalt, et aga natukene seleta lahti, et kust need ettevõtted selle CAPEX-i siis finantseerivad, kui nad, sa ütled, et see ei jõua turule, kust nad selle raha, ehitad jaama ja hakkad elektrit müüma, kus sa selle investeerimiskulu siis tagasi saad, kui peab paika sinu väide, et see CAPEX ei jõua turule, et see mulle natuke muutuvkulu täna elektriturul BSPD puhul minu väide ongi, et tulemus on täpselt sama nagu täna, lihtsalt hind tuleb täpselt sama, kui elektri lõpphind tuleb täpselt sama, meil on lihtsalt hästi palju tegevust, auru ühiskonnas läheb selle peale, et välja mõelda, mis tuleb homne hind, et sinna täpselt pihta saada, sellele samale muutuvkulu põhisele hinnale. Kliimaministeerium ja Mart Ots. Ja siis ma natuke täiendan. Ma saan aru, et Erki mõte on siis see, et me vajaksime tõenäoliselt ikkagi sinna kõrvale seda võimsusturgu, mis aitaks seda investeeringu kindlust anda juurde. Mart Ots, palun. Jah, ma tooksin võib-olla nagu me kõik vist oleme inseneriharidusega lihtsalt ühe loogilise asja juurde. Et üks on turumaht ja teine on meil tootmisseadmete tüüp. Võtame nüüd Narva elektrijaama tegelikult need plokid, mis on Auvere 250 plokk, on mõeldud tegelikult baaskoormuse katmiseks. Kui me teda nüüd käitame, soojustehnikat õppinud, jumala iga päev üles alla, mis taga juhtub? Läheb rikki mingil hetkel. Täpselt samamoodi võtame ka, ütleme, need keevkistplokid, võtame tolmplokid, mis neid lõhub tegelikult on koormuse ebaühtlus. Nad ei ole mõeldud. Ma markeeriks ära, meil just majanduskomisjonis see arutelu oli, mis oli täpselt vastupidi. Et väide oli see, et tegelikult Auvere töötab detsembrist märtsini ühtlaselt, sest see on ainuke meetod, kui nad saavad oma uute gaasist lahti. Ja uute gaas küll. Ja tänu sellele nad peavad jookstama sõltumata hinnast, ehk ta jookseb, ta ei käi üles alla ja katki läheb ta suuresti tegelikult lihtsalt korrosiooni ja rõhkude tõttu, et nad ei ole siiamaani tuvastanud, et sisse välja lüütamine ühtegi riket põhjustanud. Et seetõttu ma ütlen, et lihtsalt ma sellepärast markeerisin ära, kui just tund aega tagasi, 2 tundi tagasi oli majanduskomisjonis sügav arutelu Enefit Poweri juhiga, et siis tegelikult see ei ole nagu see aspekt, et nad tegelikult jooksevad turul nii palju, kui nad saavad järjest. Siis sooviks talle palju edu nendega üles alla manööverdada, et siis ma arvan, et aga ühe sõnaga nad ei ole ja teine ütleme, kui me võtame veel ühe aspekti, kui me tahame nüüd Baltikumi ehitada tuumajaam, olgu ta siis Eestisse või Balti riikide peale kokku, siis see peab ju saama korraliku koormuse. Ma arvan, et siin ilmselt Enefit ei hakkaks seda üles alla käituma. Selle tulemused oleksid katastroofilised. Nii et see tähendab seda, et me jõuame taas mingil määral selle turu suuruseni, et minu hinnangul see 27,8 teravatt-tundi on ikka jube raske seda miksi ära mahutada. Ma siin ikkagi ütleks, et niimoodi esiteks uuematel jaamadel on see koridor palju laiem, mille ulatus, aga lihtsalt finantsiaalse efektiivsuse mõttes on mõttega seda käitada 100% ajast. Võtame nüüd klassika Soome, mida teeb. Soomes tuumajaamad on turul nullinaga. Selle mõttega, et nendeks 24/7 turul. Aga lihtsalt neil on kõik elekter pikaaegste PPA-dega suuresti ette müüdud. Ja Eestis on probleem selles, et meil need investment grade PPA-sid on veel vähe. Meil oleks võib-olla Estonian Cellena vähem ainukene investment grade, millele saaks vastu teha, kus on piisav suur tarbimine. Siia on huvi tegelikult ka igasugustel andmekeskustel ja muudel asjadel. Meil tõenäoliselt seda turgu tekib ja siis on võimalik PPA-de vastu ka seda nagu investeerimist teha. Aga tegelikult meil on see probleem, et see tänane Nord Pooli süsteem investeeringuteks ei ole. Seal on vaja senikaua, kuni PPA-de süsteemiga ei saa seda katta, peab olema riigi tugi ja seal ei ole lihtsalt muud meetodid, sest turudisainist tulenevalt ilma riigi toeta ei saa midagi ehitada. Ja, aitäh. Ma korra tulen tagasi need 2 kaasust, kus oli see siseteabe kasutamine jälle tagasi, eks ole, meie komisjoni teema juurde. Et mille jaoks või kuidas siis seda siseteavet nagu ära kasutatakse võib-olla veel täpsemalt? Jah, et siseteave tuleb avalikustada teatud aja jooksul. Ja see on turu teade kõikide teiste turuosaliste jaoks, et kuidas siis nad teavad, mis siis hakkab turul juhtuma. Antud hetkel üks kaasus minu teada, need olid mõnda aega tagasi, oli see, et siseteavega avalikustati liiga hilja.
et oli juba üks oksjon ära olnud. Ja teine teave oli samamoodi liiga hilja ja pluss seal olid mingid tähtsad infokillud puudu. Ja see siis, eks ole, läbi selle andis nagu eelis. Jah, meie arvates antud turuosaline antud hetkel ei käitunud kõige korrektsemalt, kuna eksitas teisi turuosasid, kuidas nemad turul oleksid pidanud sel hetkel käituma. Okay. Nüüd on nagu huvitav jah, et tõesti, et kui kohus, siin on, eks ole, jah, see tõendamiskoormuse küsimus, aga et kas siin oligi nagu probleem sellest, et ei olegi piisavalt tõendeid või et meil ei ole ikkagi see reguleeritud piisavalt, see siseteave, eks ole, küsimus? Me oleme sellele seisukohale jõudnud, kuna me rakendame väärteomenetlust antud kaasuste puhul, siis väärteomenetlus kõige paremini ei sobi antud juhtumite menetlemiseks, kuna seal on tõesti väga suur tõendamiskoormus. Seega jah, kahjuks need 2 kaasust meil ei õnnestunud kohtus ära kaista. Ja, et ma ei tea, kas komisjoni liikmetel on veel mingi küsimused, täpsustused? Rain? Ma küsiks ühe küsimuse, mis tegelikult nagu võib-olla kaudselt on seotud tänase teemaga ja et elektri hinnaga või siis kuludega, mis elektrisüsteemiga kaasnevad. Ja see puudutab seda, et ma olen vahetanud kirju Konkurentsiametiga ja ka Eleringiga teemal FTR-id ja ilma minemata nagu kirjade sisusse liiga detailis, aga minu arusaamine nüüd teie vastuseid ka lugedes on see, et Elering käsitleb FTR kui midagi, mis peaks olema ka füüsilise ja tegelikult nagu võrgu füüsiliste parameetritega enam-vähem korrelatsioonis ja Konkurentsiamet käsitleb neid puhaste finantsinstrumentidena. Ja mul on nagu esimene küsimus see, et kuidas ja mil moel see tõde siin selgub? Ja siis teine lisaküsimus on see, et kui tõde jääb Konkurentsiameti poolele, siis minu arust mitte ainult Eestis ja Baltikumis, vaid nagu ütleme kogu Euroopa energiasüsteemis tekib selles mõttes rahalises mõttes päris suur risk, et sellisel juhul võib tekkida suur nagu vajadus kuskilt mujalt allikatest siis seda FTR-i kulu katta ja siis me hakkame jõudma aruteludeni, et kas ma ei tea, riik annab Eleringile raha või tuleb kuskile võrgutasusesse midagi juurde panna või mingi maks kehtestada, aga kas kuna nagu ma näen, et teil on erinev vaade, et kas siis see asi on liikumas kohtusse, kas kunagi kuskil Euroopas on see kohtus käinud või kas selle peakski nagu Euroopas võtma mingi raamotsuse, siis on kõigil nagu teada, kuidas see mäng käib, sest ta nagu potentsiaalselt üle-euroopaliselt võib ju rahaliselt olla väga suure mõjuga asi, et kas läheb niipidi või naapidi. Aitäh! Ma juba alustan ise, et jah, tõesti me tegime eelmise aasta novembrikuus ettekirjutusi Eleringile seoses finantsinstrumentide piiramisega Eesti-Läti vahel ja tänaseks on tõesti meid Elering kohtusse kaevanud, ehk siis kohtumenetlus on pooleli. Just, et me Eleringi poolt vaidlustasime selle ettekirjutuse just sellel kaalutlusel, et kogu Euroopa teeb praegu nii, nagu Elering tegi. Nende FTR-ide käitus FTR-idega nii, nagu Elering seda tegi või siiamaani käitub. Seetõttu sellel ettekirjutusel on üle-euroopaline mõju ja FTR-idele üle-euroopaline ja ka Eestis on sellel suur mõju sellele, millist riski kannavad FTR-i omanikud või ostjad ja millist riski kannab nende väljastajana Elering. See on vaja selgeks saada. Ainult niimoodi me teame, mis toode see on, mida siis Elering koos Fingridi ja Läti AST-ga välja annab. Just, ja ma ütleks, et ta selles mõttes siis ju kui nüüd otsus, ütleme, peaks tulema ja kuhu iganes astmeteni, see on kõik teoreetiline, aga kui otsus peaks tulema nii-öelda Konkurentsiameti versiooni kasuks, siis üle Euroopa kõigis riikides peaks ta jõudma ka poliitikute lauale, et kus see riskpool siis on, kust seda asja katta, on ju. Okei, aga ma ise jõudsin ka selleni neid vastuseid lugedes, et ega seal nüüd muud ei ole, kui tunduski kõige loogilisemalt, las siis kohus ütleb, kui ma pidi on. Aitäh. Ja, aitäh, et see, mis võib-olla mulle veel täna
jäi nagu veel eraldi, mis puudutab ka meie seda komisjoni ja erinevad, eks ole, need manipuleerimise küsimus ja just see, et kui hoitakse, eks ole, tootmisvõimsust tagasi, et no ikkagi kuidas saaks nagu paremini teha sellel nagu järelevalvet, et ma saan aru, on vahepeal küsitud välja need remondiraporteid, aga eks ole, et võib-olla piisavalt nagu seda palju ei tehta ja nagu ka Konkurentsiamet ütles, ega täna ei ole ka ressurssi niimoodi võib-olla minna koha peale ja reaalselt kontrollida, teha selline pisteline kontroll, et võib-olla see on nagu selline asi, millele võiks ikkagi tähelepanu pöörata, et ma usun, et komisjoni liikmed on ka sellega nõus, aga üldjuhul, et ma arvan, et ma tahandaksin väga tänada komisjoni liikmed sellise väga aktiivse, väga huvitava arutelu eest. Ma arvan, et täna sai selline päris huvitav istung ja vaade ja eks me jääme ootama ka seda, mis puudutab järelevalvet, eks seda uut seadust, et eks me siin siis saame omalt poolt lisaettepanekud ka teha. Suur aitäh kõigile!